Ma püüan siis anda vastuseid teiste esitatud küsimustele, muusikas esitatud küsimustele. Mul on väga suur räpihuviline poeg, nii et ma pean ennast sellega kuidagi kursis hoidma, et ma elan oma perega 3-kordse maja 3. korrusel ja meie endast sealt nagu üles ei kuule midagi, aga ilmselt alumised naabrid kuulevad meie lapsi päris palju. Ma mõtlen ka selle peale, mis toimub seal üleval. Aga ma justkui ei ole seda päriselt enda välja mõelnud. See on kõige võimsam asi. See suur armastus on üks kandev asi või selline miski, mis viib sind läbi elu edasi. Jah, Birgit, ma tean. Mu enda elust mul on selline asi, ma kogu aeg tahan nagu oma päeva ära kasutada väga. Mul on veits kinnisidee sellega. Et siis kui juhtub, et ma erinevate asjade kokkulangemise tõttu nagu saan kaua magada, siis mul on tegelikult sellest nagu kahju ka. Ma saan aru, et see on tervislik, et sa puhkad ära, aga mul on nagu kahju ka. Siis ma olen küll küsinud, et miks. Seda on alati naljakas kuulata, kuidas lapsed laulavad seda kaasa, ma olen kuulnud, kõik laulavad. Ja see on alati naljakas. Mäletan, kuidas me tegime seda draakonitega ja kuidas need sõnad tulid ja sellises külmas, kõledas toas, kus ma tol ajal elasin. See oli üle 10 aastat tagasi. See oli talv ja akende vahel oli lumi. Ja põhimõtteliselt ma oli toas, aknalaua peal oli lumi sees. Ja eks kõik need selle aja sellised nagu selline tumedad tunded on siia nagu talletatud. Aga mul on hea meel, et see ei ole liiga tume. Üks suuremaid vastuolusid nagu minuga seotud loomingus on selles loos, kus inimesed ütlevad, et see lugu on nii tore ja nii kuidagi tõstab sind ja nii positiivne ja selline. Samal ajal on siin, kuidas said maha lasta hea mehe ja lahkuda ilma leinata, sellised sõnad. Jah, kui sõnad tekitavad segadust, siis ma lähen selle sisetunde juurde tagasi. Sõna on ikkagi nii võimas, tugev ja selline rikas vahend. Et kuidas inimesed neid kasutavad, võivad tähendada väga erinevaid asju. Ma ikkagi kuulen seda mitu korda päevas. Isegi mõne päeva kohta ei kehti nagu mitu, ma võin öelda mitmeid. Natuke uurida, Sherlockit teha, siis selle lause taga ma näen ikkagi esiteks nagu kahetsust. Tsiteerides ühte inimest, siis ma ütleksin niimoodi, et mul on väga hea meel, et ma olen selline inimene. See on lihtne, ei, ma ei tunne kahetsust.